not sure what I'm looking for anymore. I just know that I'm harder to console. I don't see who I'm trying to be instead of me, but the key is a question of control. You say what you're trying to play anyway. I just pay while you're breaking all the rules. All the signs that I find have been underlined. Devils thrive on the drive that is fueled. All this running around, well, it's getting me down. Just give me a pain that I'm used to. I don't need to believe all the dreams you could see. You just need to achieve something that rings true. Esimesed võistlusalaks meil kohvrite kandmine. Kohvri kaal 120 kilo, distants 60 meetrit, 30 sinna, 30 tagasi. Võidab see, kes käib kiiremini. Vahepeal võib kohvri panna ka maha, see tulemust ei mõjuta. Loeb aeg. Ja võivad ka konkurendid aplodeerida, kui võistlejad välja kutsume. Esimene mees, Rauno Eila. Ma parandasin uuesti vasakule. Kuulake mehed tähelepanelikult. Number 2, Marko Remlik. Esimene võistluspaar, kes alustab siis kohvrite vedu kohe. Number 3, Gunnar Kimbutas, Elva mees. Marko oli Aravetest, Rauno on Tartu mees. Number 4, Meelis Teil, Rakvere. Number 5, Janek Tobi, Tallinn. Number 6, Meelis Pengits, Võru, Vasselina. Number 7, Kalev Kripp, Tallinna mees. Number 8, Marek Tobi, Tallinnast. Number 9, Henrik Eerma, Aravete. 10, Toomas Kolk, Tallinn. 11, Markus Männik, Võrumees. Paariline number 12, Maarja Sild. Maarja Pärnu, mis ajast Pärnu? Pärnu siis Pärnu. 13, Henri Sten Saarepera, Tallinn. 14, Lauri Lämi, Valgamaa Restu. Ja 15, Argo Aunurm, Tartu mees läheb uhkes üksinduses viimasena üksi tegema. Abimehed, vennad Kõrgmaad, Janek Kristjan. Tuleme siia välja, näitame ette ennast need, kes punastes särkides veel Remi Koosa. Need mehed siis tegelikult, kes on kõige tugevamad mehed, nemad tassivad siis kõige rohkem täna raskusi. Peakohtunik Tarumit. Tule näita ennast, et natuke väiksemaks jäänud. Pikkust on piisavalt veel, soovib meestel edu. Sekretariaadis peasekretär Janne Aan. Kahekesi abimees on olemas tal, abisekretär. Kõikide eelduste kohalt naissoost. Ja annan aega siis 5 minutit meestele, ei ole vaja, 3 minutit. Mehed on valmis 3 minutit ja kohe alustame
võistlusega esimese alaga kohvite kandmine. Rauno Heinla ja Marko Remlik. Ville Kõlas, võistlused alustasid, peavad ära puutuma joone. Rauno Heinla 28 vanus, 122 kilo kaalu, sama palju kui üks kohver. Tuleb ilus hooga, nüüd peab saama veel. Ja kõrval Marko Remlik, 21-aastane, 120-kilone mees, väga head konkurentsi pakub. Ja võistlejad lõpus. Kohvite kandmine kindlasti üks trumpalasid. Täna küll kohvrid väga rasked ei ole. 120 kilo kohvri kaal. Võistlustel kantakse 150 kilosid kohvreid. Ergutame võistlejaid. Kohe on peeldistantsi läbi, 30 meetrit. Jalg peab puutuma ja siis tagasi. Meelis on võtnud praegu liidli positsiooni. Kindlasti Raul Aevaga, kas ta selle ületab. Meelis lõpetas. Kohe tuleb ka Gunnar. Ja Gunnaril 5 kilo. Ville Kõlas. Jaanekil 111 kilo kaalu, aga läheb ka väga hea sammuga. Meelis peal juba ümber keeranud. Tuleb kiire hooga, kindlasti Raino ja teise Meelise võistlejale läheb silme ees. Kohe saame teada. Meelis töö teinud, kohe tuleb ka Jaanektavi. 7. võistlemas siis parempoolsel rajal ja Marek Tobi. Need on närvis, tahavad varem alustada. Kiire alustab ja nüüd on start kõlanud. Jaanek just tegi soorituse, nüüd on Marek vend sooritamas. Kalev Gripp väga hea hooga läheb. 2 korda 120 kilo ehk siis 240 kilo on meestel käe otsas. Sinna minek 30 meetrit oli Kalevil väga kiire. Samas tuleb ka üsna otse, kui tasakaal väga ära läheb. Siis kaotab kohe ajas. Tegi jälle väikse taktikalise lõppe, sai üle joone, aeg kirjas. Maarekil natukene raskem, tempo on aeglasem ja ka lõpetab. Ville Kõlas Maarja ja Markuse jaoks. Mehed lähevad pika sammuga. Ergutame, kohe saab 30 meetrit läbi. Maaju teeb ootus uut taktikat, paneb korraks maha ja võtab uuesti. Kas see nendest ära tasus, on lõppajast näha. Praegu tuleb Markusega ju väga ja pika sammuga. Ja üle. Oli siis nii rebimises kui ka tõukamises siin 201 kilo alles hiljuti. Väga hea sammuga läheb Lauri üritab kindlasti lüüa pungitsa aja. 22.97, kui ma eksi oli ja 23.09 oli Rauno Heinla aeg. Aga tuleb taga hooga, siit tõenäoliselt tuleb 20-22 sekundi aeg. Lõpp küll natuke läks. Ja aeg, Rauno Heinla 3. kohal. Argo alustab, ütleb ka oma sõna. Argo läheb rahuliku tempoga. Kui Argo on lõpetanud, siis saame ka esimese ala paremusjärjestuse paika panna. Ja peale kahte ala, nüüd tuleb siis peale kohvide kandmist tuleb rehvi kantimine. Peale rehvi kantimist teeme paremusjärjestuse, selgitame välja 10 parimat meest 2 ala peale. Ja seejärel on siis finaal, kus jätkavad juba 10 paremat. Ja praegu Argo tuleb kohe lõpuni, saame lugeda. Ergutame Argo, et jäänud veel viimased meetrid. Ja nüüd